et Ukraina lapsed saaksid kaasaegses keskkonnas uuesti kokku. 12 autot läksid Pärnust teele siia Ukraina suunas. Logistikat korraldas DSV Estonia ja need vägevad juhid 3 päevaga suutsid siis selle konvoi edukalt siia Ovrutšini toimetada. Peatövõtjana toimetab siin platsi peal Nordecon, töid teostab nende tütarettevõtte Ukrainas Eurocon. Esimeses etapis ehitame me 4 rühmale uued rühmaruumid, köögi, muusikasaali ja kogu väliala. Selle lasteaia juures on olemas pommivarjend, mis on täna vajalik kõikidel haridusasutustel. Mina arvan, et siin sündis mitteametlik Ukraina rekord detailplaneeringu kehtestamisel. See võttis 1,5 kuud aega ja 20. augustiks oli detailplaneering lasteaia rajamiseks valmis. Mul on hea meel olla Eesti puitmajasektori esindajana ja Harmeti esindajana siin esimesel Ukraina ehitusplatsil, kus paigaldatakse esimesed moodulmajad. Moodulid on kõrge kvaliteediga ja moodulid tulevad tehasest välja 90% valmidusest. See tähendab seda, et moodulitses on paigaldatud juba kõik vajalik, mis olema peab. Vannitoa mööbel, rühmaruumide mööbel. Paigalduses jääb siis teha ainult viimased viimistlustööd, mis on vajalikud hoone käiku andmiseks ja üleandmiseks. Tänan kõigile, kes on selle projekti juures nõu ja jõuga abiks olnud. SolarStone ja Sunly paigaldavad selle lasteaiale päiksepaneelid 25 kilovatti ja aku, et ka voolukatkestuste korral oleks lasteaial elekter olemas. Mööblitootjad, Kumersaag ja Metos, kes paigaldavad köögimööbli ja lasteaiamööbli. Ja Kitman Tuulemaa, kes annetas meile lisamööblit. Suur tänu teile!